Kindlasti on slaidi esitluse puhul oluline valida ka sobiv väljundvorming. Ehk näiteks, kas ma kavatsen välja printida ja näidata neid slaide graafoprojektori peal, siis ma võib-olla peaksin vaademenüüst enne printimist kasutama näiteks mustvalget. Ja vastavalt siis ka slaidid selliselt üles ehitama, et pole vaja ei siirdeid ega animatsioone ega tegelikult ka liigset disaini, vaid eesmärk on mustvalge. Või näiteks ma soovin jaotusmaterjali, siis selle jaoks klõpsan siin jaotusmaterjali vaatele ja siin te saate siis sättida, paremal näete näitab paigutusi, millisel moel te soovite jaotusmaterjali välja printida, sest eesmärk on seda reeglina välja printida. Ja kui te kasutate sellist varianti, kus on 3 slaidi, siis automaatselt ilmuvad välja printimisel siia ka sellised jooned nagu vihikus, kuhu siis vastavalt on võimalik märkmeid teha. Ehk siis esinemise ajaks jaotatakse siis auditooriumis laiali igaühele jaotusmaterjal, kus ta näeb siis, mis slaid on tulemas ja saab siia endale ka märkmeid teha. Seesama valik printimisel asub muideks fail, prindi ja kui te nüüd printima hakkate, siis siin tuleks valida jaotusmaterjal. Ja samamoodi siis on need samad 3 ja sellega siis tasub arvestada ka esitluse loomisel. Ja loomulikult, kui meil ongi slaidiseanss, siis me kasutame kõiki võimalusi vastavalt siis sellele, kes on auditoorium, oluline on slaidi siire, animatsioonid, värvid ja me teame, et me kasutame siis selleks tavaliselt projektorit ja suurt ekraani. Ja võib-olla, mida tasuks veel silmas pidada juhul, kui ma slaidiseanssi kindlasti teen, et kas ma lisan siis varem räägitud märkmed, juhul kui ma näiteks saan esineja vaadet kasutada, või on mul endal välja prinditud märkmeleht. Nii et sellised on need põhilised väljundid, millega tasuks siis arvestada. Võib-olla üks väljund, mida siia pole niimoodi eraldi juurde mainitud, aga mille peale ka teinekord tasuks mõelda, on see, et te võite tavalisel moel printida selle slaidi esitluse välja PDF-failina. Ehk siis on PDF-fail, kus on need slaidid ilusti näha, just sellisel kujul, nagu nad teil hetkel ekraanil on. Ja võib-olla see pluss seisneb selles, et juhul, kui mul on selline kahtlus või mure, et teisel poolel, kellele ma tahaks seda esitlust näiteks saata meili teel, äkki ei ole impressi või äkki pole üldse sellist programmi, kus saaks vaadata slaide, siis ta saab kindlasti vaadata PDF-i ja PDF-i omadus ongi ju see, et kõik jääb nii, nagu teile siin ka ekraanil välja printimisel näitab. Nii et see on veel üks täiendav võimalus.